Olen Krista Vedak, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant ja tegutsen ise ka 3 mittetulundusühenduses. Ja meie ettevõtluskeskus konsulteerib vabaühendusi, aitab meid asutada, annab tegevusnõu, projektide ideed välja valida ja annab nõu ka aruandluse teemal, nii Maksuametile kui ka projektiaruandluse teemal. Tänase vestluse teema on mittetulundusühendused ja Ida-Virumaa. Kuidas need 2 mõistet kokku käivad? Peaks ütlema, et need mittetulundusühendused ja Ida-Virumaa käivad kokku päris hästi. Kui vaadata statistikat, siis Eestis on üle 31 000 mittetulundusühenduse. Nendest on kinnisvaraga tegelevad ehk elamu, garaaži ja aiandusühistuid ligi 13 000. Peale selle on teenindavaid mittetulundusühendusi 11 000. Ja kui maakondi vaadata, siis Ida-Virumaal on üle 3000 mittetulundusühenduse, võrdluseks Tartumaal üle 3900, Harju maakonnas üle 3300 ja Tallinna linnas ligi 11 000. Peaks ütlema siis, et Ida-Viru maakonnas on 170 000 elanikku, kui siin on 3000 mittetulundusühendust, siis peaks ütlema, et on päris suur arv aktiivseid kodanikke, kes on kodanikuühiskonna arenguvõtmeks. Mis inimestega on tegu, kes asutavad mittetulundusühendusi Ida-Virumaal? Sagedasti nähakse probleeme ehk lahendamata olukordi ja püütakse seda siis lahendada oma aktiivsuse, oma oskuste ja oma hobide põhjal. Ida-Virumaa mittetulundusühendustest võib rääkida ka selles võtmes, et siin on üle 130 mittetulundusühenduse, kes tegelevad spordiga, niinimetatud spordiklubid. Sotsiaal- ja hoolekandega tegelevad sealhulgas tervis ja karskusest on juttu, siis siin on üle 60 mittetulundusühenduse, ligi 40 talu- ja külaseltsi, lastega ja noortega tegelevaid mittetulundusühendusi on ligi 40 ja huvitegevuse pealt tegutsevaid mittetulundusühendusi ka üle 40. Üsna suur arv tegeleb mittetulundusühendusi ka hariduse ja kultuuri teemaga. Mainimata ei saa jätta ka aktiivseid pensionäride ühendusi, arendus- ja vabaharidusühendusi. On viimasel ajal eriti, kuna turism on Ida-Virumaa üks prioriteetidest, majanduslikust seisukohast, siis on ka 15 turismiga tegelevat vabaühendust. Eestis määratletakse kodanikuühiskonda kui kõiki inimesi huvide ja võimete kohaselt kaasavat osalusühiskonda. Kui aktiivne kodanik asutab mittetulundusühenduse, siis ta püüab muuta meie elukeskkonda paremaks. Asutatakse tavaliselt 2 või 3, sest Eesti riigi seadused lubavad seda asutada. Ja kui on juba ja on koostatud ka oma põhikiri ja kindlasti ka läbimõeldud esmased tegevused, mida selle mittetulundusühendusega tahetakse ellu viia ja tegutsetakse 5–7 aastat, võib-olla isegi natuke rohkem, siis väsivad need asutajad ehk aktiivsed juhatuse liikmed ja ühel hetkel see mittetulundusühendus või vabaühendus ei olegi enam aktiivne. Millest jääb siis tegelikult siin puudu? Puudu jääb eelkõige sellest, et need 2 inimest, kes asutasid, sagedasti ei soovi
tegutseda sama eesmärgiga mittetulundusühenduses, kes võib-olla asub naabertänaval, naaberkülas, naabervallas, vaid tahaksid ikkagi asutada oma. See ei ole karistatav ja see on ka täiesti normaalne. Ise teeme, ise vastutame. Millest jääb puudu sellistes väikestes mittetulundusühendustes? Jääb puudu põhiliselt sellest, et ei osata kaasata oma tegevustesse teisi aktiivseid kodanikke. Mis on selle kaasamise mõte või põhieesmärk? 2 inimest on targad ja nutikad, kes on mittetulundusühenduse asutanud, kuid ühel hetkel jääb neil puudu kogemustest, teadmistest ja jõust. Tegevused hakkavad kasvama üle pea, ei suudeta enam täita ka Eesti riigis seadusi, nii aruandluses kui ka näiteks raamatupidamises, dokumendihalduses. Algusest peale peaks olema sellel mittetulundusühendusel selge, et juhtida ju võib juhatus 2-3 liikmeline, kuid on vaja kindlasti aktiivseid liikmeid kaasata. Esiteks saab juurde oskusteavet, teiseks saab juurde kogemusi, kolmandaks on jõud palju suurem ju mitmekesi koos tehes. Kui nüüd rääkida veel Ida-Virumaa mittetulundusühendustest üldiselt, siis mind on hämmastanud alati see, et Ida-Virumaa on ju üks tuntud maakondi, kus elukeskkond linnades ja kaevanduste ja keemiatehaste ja kõige sellise naabruses ei ole just kõige parem. On see halvenenud ka maapiirkonnas ja ometi on siin maakonnas ainult minu teadmisel 3 keskkonna või elukeskkonna parandamise eesmärgil loodud mittetulundusühendust. See on tõeliselt hämmastav. Järelikult on sotsiaalsed probleemid palju tähtsamad ja nende jaoks leitakse ka kergemini lahendusi. Need on silmapaistvad lahendused, sest need probleemid tekivad ju tavaliselt sellest, et kas riik või kohalik omavalitsus ei suuda neid probleeme lahendada just sellepärast, et tal ei jätku selleks ei vahendeid, ei inimesi ega ka raha. Mittetulundusühendustel on jällegi see eelis, et nendel on avatud üsna palju Eestis hinnanguliselt 60 abiprogrammi, mis toetavad mittetulundusühenduste tegevust, erinevat põhikirjalist tegevust. Ja seetõttu ongi mittetulundusühendused olnud siis ühed aktiivsemad elukeskkonna parandamisel meie ümbruses. Ida-Virumaa venekeelsed mittetulundusühendused torkavad silma selle poolest, et üldiselt mulle tundub, et vene inimene on sotsiaalselt tundlikum kui võrreldes teiste rahvustega. Seetõttu asutatakse palju mittetulundusühendusi, mis on suunatud puuetega inimestele, mis on suunatud eakatele inimestele, mis on suunatud laste huvitegevusele, sest huviringed tavaliselt omavalitsused ei suuda rahastada piisavas koguses. Või siis ka kas või näiteks seesama sport, mis arendab ju meie lapsi ja noori ja ka täiskasvanuid. Et hästi palju on seal ka kuritegevust ja narkomaaniat ennetavate tegevustega tegelevaid mittetulundusühendusi. Silmas on peetud palju ka kodutuid lapsi, tänavalapsi ja loodud nendele päris palju abiprogramme, abivahendeid tegevustes erinevates noortekeskustes või lastepäevakeskustes. Mis siis on see mittetulundusühendus või vabaühendus?
miks inimesed soovivad selle asutamisega ja oma loodud organisatsiooni ülalpidamisega vahetevahel ka oma vahenditest sellega siiski tegeleda. Olen märganud ka seda, et kui riigil on raske ja ettevõtted ei suuda enam toime tulla nagu praeguses majandussituatsioonis, siis asutatakse rohkem mittetulundusühendusi. Huvitav, millest see tingitud on, olen mõtisklenud selle üle ja ma arvan, et inimesed tahavad kusagile kuuluda, olla kellegagi koos, olla keegi. Kui sa oled töötu ja oled alles hiljuti saanud koondamisteate või töölt vabastamise teate, siis ühel hetkel sa oled üksinda ja sul ei ole enam kohustusi, sul ei ole kusagile minna, sa ei kuulu kusagile ja ka vähehaaval kaob endine sõpruskond. Siis inimene on alalhoidlik ja proovib siis ennast, ilus sõna, teostada siis mittetulundusühenduses, mis ongi tegelikult väga võimas vahend selleks, et korduvalt olen öelnud, muuta oma elukeskkond paremaks. Räägin vabaühendustest ja mittetulundusühendustest. Mis siis on see vahe? Mittetulundusühendustel on mitu erinevat, või tähendab, jah, mittetulundusühendustel on mitu erinevat liiki. Üks liik on sihtasutused, üks liik on seltsingud ja üks liik on siis mittetulundusühendused. Mittetulundusühendustest räägitakse veel ka vabaühendustest. Need on siis asutatudki selleks, et tegutseda avalikes huvides. On ju ka selliseid mittetulundusühendusi, mis on asutatud avaliku võimu poolt ja tegutsevad või on nad erahuvides, näiteks needsamad aiandus ja garaažiühistud ja korteriühistud, et need on ju tegelikult erahuvides tegutsevad. Peale selle on ka mitmed mittetulundusühendused, maakondlikud organisatsioonid, mis ühendavad erinevate ametite inimesi, näiteks on õpetajate liidud, on kaevurite ühendused ja nii edasi. Et vabaühenduseks nimetatakse tegelikult kõiki neid ühendusi, mis on asutatud avalikes huvides. Mis tähendab mittetulundus? Tähendabki ju seda, et seesama organisatsioon, vabaühendus võib ju teenida kasumit oma teenuseid müües või ka midagi tootes, kuid ta ei tohiks seda kasumit oma liikmetele jagada, vaid peaks kasutama selle kasumi oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Ida-Virumaa mittetulundusühendused ei ole alati kõige aktiivsemad taotlemas toetust abiprogrammidest või fondidest ja siin on ka oluline põhjus. Kui me räägime 3000 mittetulundusühendusest Ida-Virumaal koos sihtasutustega, siis võib julgelt öelda, et üle poole nendest on vene keelt kõnelevate inimestega asutatud ja tegutsevad mittetulundusühendused. Nii et suureks piiranguks võin ma siin lugeda seda, et kogu informatsioon, mis puudutab mittetulundusühenduste finantseerimist, programme ja fonde on eesti keeles ja väga paljudel inimestel lihtsalt puudub juurdepääs informatsioonile. Nüüd Ida-Viru Ettevõtluskeskus kindlasti on üks selline koht, kus vabaühendused saavad tuge koolituste, infopäevade, ka õppereisidega, mida me korraldame näol.